Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja tänases videos ma näitan oma juuni alguse trippi Ida-Virumaale. Mul on siin mõned kaadrid tehtud Atsalama külas, Tagavälja talus ja siis ma käisin Lüganuse kiriku mõisas, Kärdil külas. Ja siin päris esimesed kaadrid olid üldse Iisaku vaatetornist väga varahommikused. Aga Tagavälja talus ma ööbisin ja heal sõbranel Vilvel on seal üks selline väga äge kuusnurkne maja, mida ta pakub ka turistile öömajaks. Ta on täitsa bookingus leitav, kui oled huvitatud seal ööbima. Seal on nii ehe loomade keskel ja lillede keskel. Tal on alati hästi palju lilli, see ongi see maja. Et seal saate hästi privaatselt nautida loodust ja hobuseid ja lehmad ja poni ja kes seal kõik tal on, lambad ja et sellist maaelu, aga samas on seal piirkonnas ka palju vaadata. Aga no Vilvel on alati hästi palju lilli aias. Kahjuks ta ei olnud ise nõus rääkima oma aiast ja tutvustama, aga ma paar lõiku filmisin. Näiteks tal oli nii ägedad põhupallid pandud sinna kasvuhoonete juurde, tehtud seest natukene tühjemaks ja siis sinna sisse ta pani ühed. Ta alguses arvas, et need on kurgid, aga siis kui nad olid juba välja tulnud pikemad lehed, siis vist ikkagi selgub, et need on võib-olla kas suvikõrvitsad või kõrvitsad. Aga väga äge, kui need oleksid kõrvitsad ja hakkavad sealt üle nende põhupallide alla kasvama, et see oleks nagu nii ilus, aga iseenesest kurk oleks nagu hea mõte sinna panna, et see kindlasti on hästi soe. Ja siis mustikapeenar on tal selline suur tehtud, kaevatud selline suur auk ja pandud turvast täis ja peale siis okaspuu multsi ja ma kujutan ette, et neil on seal väga mõnus kasvada. Ja ilus suur kasvuhoone on tal alati hästi palju tomateid ja kurki, aga kuna tal käib ka palju turisti, siis ta ja teeb kohvikuid aeg-ajalt, siis peab olema ka oma aiast üht-teist võtta. Ja ma sain ka Vilve käest mõned tomatitaimed, mis tal oli üle, nii et nüüd on ka minu kasvuhoones. Siin on hõbekakar peenar, ma ei tea, kuidas seda öelda. Ja siin tal ühed pelargonid suvitavad õues, hakkavad ka varsti õitsema. Ja siis ma käisin Lüganuse kiriku mõisas ja Kärt räägib seal, kuidas ta lambad võttis ja millises augus ta vahepeal oli ja kuidas ta omale ägeda karavani tuunis, nii et kuuleme siis nüüd Kärti. Kuskil internetis oli, et keegi annab ära. Ja siis me lihtsalt käisime järgi. Me ostsime bussi selle jaoks, et nendele järgi minna. See oli päris creepy teiselt poolt Eestit neid tuua. Ja sealt põllu pealt neid püüda, ma ei tea, mingi 4 tundi püüdsime vist neid lambaid. Naljakas. Murusöömislambad. Ohjagi neid, nad on vabapidamisel. Nad lihtsalt söövad muru. Ma panen neile ainult vett ja talvel heina. Ja nüüd pean pügama. Aga nad on täiesti ohjeldamatud lambad. Tahan mõisaproua elu nautida. Selles mõttes, et mingid aastad tagasi ma vist ei oskanudki nautida. Sa ainult tegid, et kõik oleks hästi ja rassid aga sa ei naudi, nagu sa ei võta omale puhkust, kui sa mõtled, et sa puhkad, siis sa istud seal ma ei tea, diivani peal või istudki terrassi peal ja siis mõtled mingit järgmist projekti või mõtled, mida kõike veel on vaja teha või mis nüüd tegemata jääb, kui ma korraks oma pepu maha panen ja sa nagu ei oska või ma ei tea. Ja siis sa rabeled ja siis jäädki haigeks ja siis ongi pekkis ja siis sa ei tee üldse mitte midagi, nagu mitu aastat ei tee mitte midagi. Ja ma arvan, nagu päriselt ma arvan, et ma põlesin läbi ja jäingi haigeks selle pärast. Ja siis kaua sellest möödas on üle aasta, 1,5 aastat lihtsalt kuskil kookonis või kuskil nagu
mitte mingit loomist, mitte mingit motivatsiooni, mitte mingit tahtmist, lihtsalt kuskil augus nagu. Ma ei tea, nagu kõik on hästi, aga sa oled kuidagi tühi või ma ei tea, nagu lihtsalt ei jaksa ja lihtsalt ei taha ja kõik tundub nii mõttetu ja milleks ja vaata, siis tulid ju need mõisamüügi mõtted ja kõik asjad, sest ma proovisin, et ma lähen kellast kellani tööle ja hakkan nagu päris inimeseks. Kaua ma käisin tööl 3 kuud ja siis sain aru, et see ei ole normaalne inimene ei pea käima tööl hommikust õhtuni. Hommikul ärkama, tegema söögid, lapsed kooli minema, tööle tulema, koju pesema, pesu minema, magama, hommikul üles, lapsed kooli minema, tööle tulema, koju pesema, pesu, see ei ole tekkinud, me ei ole siin maa peal selle jaoks, et niimoodi elada. Näed, aga vaata, see 3 kuud näitas hästi palju, mis tegelikult on oluline ja mis ei ole. No pluss see 1,5 aastat, see näitas hästi palju. Sa pead laskma mingitel asjadel minna, et saaks tulla uued ja palju paremad asjad. Ja samamoodi inimestega, vaata, kui palju inimesi kaob su elust ära, kui sa jääd eemale kõigest. Nagu, kui sind ei ole enam teiste jaoks, keegi ju ei tea, sa ei käi ja ei kuuluta ju ala, ma olen haige ja ei ole, et ma ei taha teiega enam suhelda, aga ma päriselt praegu ei suuda ja ei jaksa ja ei saa. Inimesed eeldavad igasuguseid asju ja see on nagu nõme ja siis mingi hetk mõtled, et pekki, ma olen jumala üksi. Nagu tead, et sa ei ole, sa tead ju, et on inimesed, kes sul on ükskõik mis. Aga ikka mingi hetk tekib siuke tunne. Jällegi millegi jaoks oli see vajalik. Oligi vajalik, see oli vajalik sellepärast, et aru saada, et sa pead oma elus mingeid muutuseid tegema, ja nagu mitte pisikesi muutuseid, vaid nagu drastilisi muutuseid. Aga no kõigil olid fansid haagised, aga ma pole mingi trippimas käia tegelikult. Ma ei mäleta, miks meil üldse mingi haagise mõte tuli. Äkki Rando hullult tahtis mingit haagist ja käia kuskil kalal ja värki. Aga ma väga ei tahtis, sest mulle ei meeldi need mingid eurohaagised. Nii, kõik on ühesugused ja igavad ja väga ilusad ja korralikud ja puhtad on seest küll, aga ma ei tahti siis. Ja siis mingi hetk oli see, keegi müüs 300 eurot vist maksis, aga ta oli nagu ära mädanenud, kõik raam ja kõik seinad ja see oli nagu väga õudne. Ja siis Rando keevitas uue raami ja siis tegi seal sees kõik seinad lahti, kõik asjad, siis me värvisime teda. Ta vist originaalis oligi täpselt niimoodi, nagu me ta värvisime, aga ma ei mäleta, ta oli punane, kui me ta tõime äkki. Ta oli seest, seal olid mingid porolon madratsid ja asjad, aga see kõik mädanes ja hallites, vaata. Hästi kole, no sa ei saanud sellega, seal ei saanud sees olla, sa oleks kirbut saanud, kui sa seal sees oleks olnud. Tühjaks rookimisest, kõik kapi uksed, kõik asjad tassisime välja. Ma lihvisin kõik ära, kõik värvisin ära. Ja seal oli see laud, vaata, ja laua kahel pool olid mingid pingid ja siis said selle laua alla panna ja siis sa said voodiks selle teha. Mind hullult häiris, miks peab olema seal sees laud. Kui sa lähed kämpima, siis kas sa ei taha nagu õues istuda ja chillida, kui sa sööd, kas sa nagu tahad seal sees istuda ja chillida. Mida on osad panevad telekad omale haagisesse, jumala kummaline. Kas sa nagu lähed kämpima, et telekat vaadata? No kui oli värvitud ja kraabitud ja tehtud, siis tuli tagasi kokku panna ju. Siis panime kokku. Vaata, kui lähe kraanikauss, seal on pumpad jalaga seda ja siis vesi tuleb. Vajutad siia nagu nii äge. See oli tal originaalis või sa panid? See oli siin ja tegime ta lihtsalt korda. Aga jah. Panime tapeti ja laudise ja oled sellega juba siis trippinud? Ühe korra käisime. Laudis läheb nii, nagu sul on vaja, et ta läheb. Ma tahtsin köisi panna, aga köis maksab mingit jõhkrat raha. Ja siis ma käisin Pepkos ja seal on tead need toidumatid, vaata, mis laua peal taldriku all käivad, siuksed punutud, mingi 2 eurtsi vist maksab see matt. Ja siis ma arutasin need lahti ja siis jäid siuksed punutud paelad, vaata. Ja äkki, ma ei tea, 2 matti panin siia, oleks köie ostnud, oleks ma ei tea, mitte mingi 50 eurtsi maksnud selle eest. Nii ilus tapeet. On ju. Ma kartsin, et jääb nagu mingisugune,
ma ei tea, mis, aga ma tahtsin, et see oleks siuke särtsune. Rando arvas, et äkki värvime seinad ära, aga tuleks nii igav jäänud, on ju. Siis veel oli see hull motivatsiooni tulv. Sügisel tegime ju selle ja siis kuidagi moodi, ma ei tea, kuidas see sügis oli raske, selles mõttes, et juba oli raske. Aga nagu katki läksid detsembris, mis oli nõme, sest jõulud ja pere ja värk. Keegi tõi mulle need 2 lapitekki, ütles, et need on nii minu moodi. Täiega. On ju. Noh, ikkagi eestlased. Pepko. Pepko või? Seal müüakse kardinaid ka või? Ja, seal oli, ma ei tea, mingisugune ilge soodukas oli, seal on mingi, ma ei tea, 2 eurtsi vist oli see rulo. Algul oli küll, et valgus paistab sisse ja seda ei saa panna ja see ei sobi, aga tead, päris ausalt, mind juvita, las paistab see valgus kinni. Kui sa paned silmad kinni, on pime. Ja kui sa ei saa magada, siis ilmselt ei ole sa liiga väsinud. Ma tean küll, et maailm ei ole koogikesed ja vikerkaar. Igast halbu asju juhtub, aga kas sa nagu pead vegeteerima selles halvas kogu aeg või nagu süvenema sellesse või mõtlema sellest. Mul ei ole näiteks telekat. Meil on kodus 3 telekat, ma ei vaata seda. Ma ei viitsi, seal on ainult mingi jama. Ma ei viitsi kuulata seda, ma näen niigi, et on koledaid asju. Miks ma pean seda nagu teadlikult kuskilt veel juurde hankima? Ma ei taha seda teha. Ja see info, mis peab minuni jõudma, see jõuab naguinii. See jäi meil pooleli. Ei, ma ei tea, aiamaa ei ole vist see aasta ka mu teema. Ma ei jõua. Näed, ma panin sibula, vaata kassid, mis on teinud. Neile meeldib sibula. Ma vist ei saa sibulat. Ilmselt käivad ja. Aga ma arvan, ma ei jõua siia see aasta. Äkki tegelikult mingid tomatid. Äkki ma jõuan. Mul on täna ju viimane tööpäev. Mul on järgmisest nädalast. Ma jõuan ju. Ma saan täiega teha siin. Ma paneks tomati ja natuke kurki ja rohkem ei panekski mitte midagi. Kas see on okei, et piparmint tungib kasvuhoonde või? Kas kui ma seda välja ei võtta, kas siis mul on piparmindi kasvuhoone pärast või? Okay. Mul pole õrna aimugi, mis ma pottidesse panin. Nagu täiesti. Need näevad välja nagu kabatsokid või kõrvitsad. Okei. No ma ikka olen eelkasvatanud, ma lihtsalt ei mäletanud. Saialille mäkki panin küll ja mingisugust teist asja panin ka ja tilli ja ma näen, et till tuleb, mis on hea. Aga peaks rohima ka. Ma mõtlesin, ma panen kõik täis mingeid asju, aga ma mõtlesin, et see on nii see pisike vaata ja siin kasvuhoones on nii lämbe, ma arvan, see kuivab nagu ülikiiresti ära. Vood ja kasvuhoones. Oma vood kasvuhoones, aga see on nii must. Huvitav, siin oli... magavad siin, ma arvan. Täiega magavad, aga ei ole, see on see punane päevakübar. See on mul iga aasta siin kasvanud. Aga ma siia ei pane tomatit, ma panen ainult siia poole ja kurgid ka. Ainult ühte poolde.